Tere tulemast kuulama loomakaitse ja varjupaigandusteemalist podcasti Käpa all. Siin tervitavad saatejuhid Kaia ja Anni. Ja asume siis kohe asja kallale. Meie vana kuulaja võib-olla juba märkas või kuulis, et üks meie saatejuhtidest on vahetunud. Ja tegelikult on siis meie eelmine saatejuht Pille täitmas uusi põnevaid rolle ja tema on siis suundunud emapuhkusele. Ja soojad tervitused ja kallistused siis meie poolt Pillele. Tervitused Pillele. Aga meie uueks saatejuhiks on siis Kaia, kes tutvustab ennast paari lausega ise. Ja mul on väga suur au siin olla. Väga tänan sellise võimaluse eest. Oma igapäevatöös ma veedan väga palju aega hambaravikabinetis, aga ma olen ka koeraomanik ja varjupaikade MTÜs olen olnud üldosakonna vabatahtlik 2,5 aastat. Peamiselt panustan sotsiaalmeedia valdkonnas ja olen erinevatel sündmustel tutvustamas varjupaiga tegemisi ja aitan annetusi koguda. Ja ma lisaks veel Kaia kohta omalt poolt seda ka, et Kaia on siuke vabatahtlik, et küsija ta kohe tuleb appi. Et olgu see siis, nagu sa mainisid, annetuste kogumine, sotsiaalmeedia, kuskil üritustel meie esindamine või näiteks podcasti saatejuhtimine. Nii et tore, et oled meiega, aga ei pääse sina ka meie lemmikküsimusest, mida me siis esitame kõikidele meie külalistele samuti. Ja selleks on siis see, et kui sa jätaksid oma ametikoha kõrvale, siis kuidas sa iseend tutvustaksid? Ja sellele küsimusele ma mõtlesin ja mulle meenub mu lapsepõlv, kus ikka küsitakse, et kelleks sa suurena saada tahad. Ja minu vastus oli alati, et ma tahaksin aidata loomi või teisi või nõrgemaid. Ja ma tegelikult ei teadnud üldse, mis see minu jaoks siis tähendab. Aga nüüd alles hiljuti ma sain aru, et see ongi see, mis ma praegu parasjagu teen. Ja ikkagi ma seostasin seda kuidagi sellega, et millega ma tegelen, aga nii see paraku on. Et ma olen nõrgemate ja loomade aitaja. Ja täpselt nagu ma alati ütlen, et siis kõik, kes meil siin istuvad ja sellele küsimusele vastavad, et siis ikkagi sa jõuad kuidagi selleni, et loomad ja nõrgemate aitamine on see, mis on nagu südamelähedane. Nii et väga tore ja aitäh, et oled meiega. Aitäh sulle, Anni. Aga lähme siis ka meie tänase põhiteema juurde. Meil on täna siin meiega ka külaline, kelleks on siis Kitten Help MTÜ asutaja Krislin ja teeme siis juttu kassipoegade päästmisest ja üldisemalt siis kassipoja hooaja probleemist Eestis. Tere, Krislin! Tere! Sa töötad Hilsis toote- ja müügikonsultandina ja oled ka Kitten Help MTÜ asutaja. Ja, just. Aga kui need ametikohad kõrvale jätta, siis kuidas sa ise ennast tutvustaksid ja kes sa inimesena oled? Ma tutvustaksin ennast kui aktiivset inimest, kellele meeldib hästi paljude projektidega korraga tegeleda ja kellel on kogu aeg hästi palju erinevaid ideid, mida teostada ning inimene, kes on suur loomaarmastaja ja eriti just suur kassisõber. Väga armas. Aga tulles sinu MTÜ juurde, mis on siis Kitten Help, millega su MTÜ tegeleb ja millal te tegevust alustasite? Me alustasime tegevust eelmise aasta suve lõpus, augusti lõpus siis. Ja nagu nimest juba arvimata võib, siis tegeleme kassipoegadega just peamiselt. Et päästame neid tänavalt, vahel võtavad teised koostööpartnerid ühendust, kasvatame nad suureks ja siis otsime neile uued kodud. Kui palju muidu teil on vabatahtlikke ja toetajaid? Vabatahtlik on meil tegelikult päris palju juba, arvestades seda, et me oleme vaevu aastane, siis meil on kuskil 80 inimest, kes meile tegutsevad. Kõik on täitsa enda motivatsiooni initsiatiivi alusel. Kõik nad ei ole võib-olla aktiivsed vabatahtlikud, et osa neist on hoiukodud, osa on niisugused hästi tublid aktiivsed, kes igapäevaselt organisatsiooni toimimisse panustavad ja osa loomulikult on siis mõlemad ka seal. Toetajaid ka oleme juba päris palju saanud, võib-olla nende arvu on natukene raskem niimoodi täpselt öelda, aga ma tean, et meil on kindlalt sellised püsitoetajaid ja kaaselajaid, kes igal üritusel, kus me oleme, tulevad meid toetama ja alati pöialt meile hoiavad, et see on hästi-hästi armas.
kuidas muidu vabatahtlikud üldse teieni jõuavad ja kuidas nad saavad kandideerida teie juurde? Või kuidas see protsess toimib? Jaa, ilmselt see algus hakkas sotsiaalmeedia üleskutsetest peamiselt, aga nüüd järjest rohkem ja rohkem tuleb juba läbi tutvuste, et osad, kes juba meil MTÜs on, siis tirivad kaasa enda tuttavaid, sõpru, pereliikmeid, et niimoodi vaikselt see kogukond meile kasvab. Aga hästi palju on jah, kas siis sotsiaalmeedia kaudu meid silma pand ja mõtlenud, et tahaks ka ise kuidagi aidata väikeste kassipoegade elude parandamisse või siis ka kuskil üritustel, kus oleme osalenud, et on tulnud rääkima, uurima juurde ja siis meie ridadesse astunud. Ja teie MTÜ ongi niimoodi üles ehitatud vist, et teil on kassipojad kõik hoiukodudes, eks ole? Jaa, just, et meil sellist ühtset nagu suurt kassituba ei ole, sest et kassipoegade puhul on see hästi raske. Neil on immuunsus nii madal, et neid on üpris keeruline kokku panna suurt hulka, et siis just nagu see hoiukodude süsteem ja võrgustik on meil nagu kõige paremini selle jaoks toiminud, et tihti need kassipojad enne leiavad uue kodu, kui nad saaksid kuskile suuremasse kassituppa edasi kolida. Aga kuidas ja miks tekkis mõte üldse luua just kassipoegadele pühendatud MTÜ? Ja see on selline pikk lugu, et ma olen hästi pikalt olnud ise kassipääste ja MTÜ-de varjupaikade maailmas sees juba. Kokku ma arvan võib-olla 5, 6, 7 eri organisatsioonis olen olnud hoiukodu ja vabatahtlik ning sealt mingi hetk ma sain esiteks aru üleüldse, et minu enda kutsumus on pisikesed kassipojad, et nendel on alati hästi-hästi raske hoiukodusid leida ja ma tundsin, et ma saan olles hoiukodu nendele pisikestele panustada kõige rohkem ja neile kõige rohkem abi pakkuda. Ning üks viimaseid organisatsioone, kus ma siis hoiukoduna olin, Kätselpis, sealt leidsin hästi toredad mitmed mõttekaaslased ka, kes just nende pisikeste eest hoolitseda tahtsid. Ja me hakkasime ise hästi palju õppima, juurde otsima infot nende kohta, kuna Eestis seda väga palju niimoodi kergesti hästi ei levinud veel ning siis hakkasime märkama, kuidas üha enam välismaa näitel on selliseid hästi nišikaid või fokusseeritud organisatsioone, mis on just nendele neonataalsetele kassipoegadele suunitletud. Ja eks see alguses oli siuke suur ja kauge unistus ja siuke lihtsalt naljaviljuks veeretatud mõte, aga üks hetk kuidagi läksid asjad niimoodi, et tekkis see võimalus ja otsustasime ära, et okei, me teeme selle ära, et eesmärk oli just see, et saaksime veel paremini nende väikeste eest hoolitseda ja veel paremini seda hoiukodude võrgustikku harida ja neile harivaid materjale luua ja ühesõnaga paremini kõike proovida teha. Mis muidu sellise niši MTÜ tugevusteks on? Ma arvan, et tugevus ongi võib-olla see, et me saame hästi spetsiifiliseks minna, et meil on lihtsam koostada igasugused juhendid ja lihtsam mentorit kogukond välja koolitada, kes saavad edasi hoiukodusid koolitada. Kuna see on nii spetsiifiline, siis kui me tegeleks hästi paljude erinevate valdkondade või kui meil oleks eri vanuses ja eri selliseid suunitlusi palju, siis see oleks natukene keerulisem. Et tõenäoliselt just see, et me saame paremini harida nii ennast kui ka siis enda hoiukodusid. Ja ma olen hästi nõus, et me varjupaikade MTÜs ka näeme, kuidas väiksed kassipojad, kes on tänaval sündinud, nad alati vajavad mingit erihoolt, et haruharva, või tähendab mitte kunagi, nad ei tule ju tervetena täiesti, et nende immuunsus on nii nõrk ja tihti nad on kahjuks ilma emata, et siis on juba see toitmine selline väga suur töö ja tõesti tegelikult koduses keskkonnas, hoiukodus inimeste silme all, kes on välja koolitatud ja kes teavad, mida nad teevad, et see on tegelikult see kõige parem keskkond väiksele kassipojale. Ja meie oleme ka varjupaikade MTÜs teinud Kitten Helpiga palju koostööd, mis on väga tore olnud. Et meil on hästi hea meel, et me oleme saanud oma väiksed kassipoegi ka teie hoole alla saata, et kui varjupaik on ikka, ütleme, puupüsti kasse täis, siis see on ikka väga-väga suur abi. Ja meil on endal ka just nii hea meel, et meil üks eesmärkidest oligi algselt see, et me saaks ka teiste organisatsioonidega koostööd teha, sest kõik on lõpuks ühtse eesmärgi nimel ju tööd tegemas. Et jah, see on ülitore, et meil on nii palju toredaid koostööpartnereid. Ja
aga räägi natuke sellest, et milline näeb välja igapäevatöö Kit and Helpis? See on keeruline küsimus, see väga sõltub kelle vaatevinklist, et hoiukoduna, kui meil on lihtsalt hoiukodud, siis on see selline tore nunnumeeter, et sõltub, kui vana see kassipoeg on, sa lihtsalt hoolitsed tema eest, annad talle süüa, toidad teda, jälgid tema tervist, vajadusel, kui vaja, siis panustad mingeid ravimeid. Aga kui me nüüd räägime juba vabatahtlikest ja sellistest, kes igapäevaselt organisatsiooni enda toimimisse panustavad, siis meil on palju fotograafe, turundusinimesi, haldusinimesi, kes, kui näiteks mõni abipalve tuleb, siis hakkavad organiseerima, kuidas selle abipalve leida sellel kõigepealt vaba hoiukodu ja siis transport sinna ja siis tarvikud sinna, et see on selline igapäevane intensiivne töö ja tihti sihuke ettearvamatu kogusega töö ka veel lisaks. Et teie inimesed peavad alati valmis olema, et tuleb mingisugune ootamatus ja siis tuleb tegutseda ja tavaliselt, kui üks selline ootamatus tuleb, siis tuleb neid kohe mitu tükki korraga, et suvel oli päris mitu sellist päeva, kus poole tunni jooksul, ma arvan, meile jõudis 10 pisikest lutibeebit 3 eri kohast, et kuidagi jah, kui neid tuleb, siis neid tuleb ikka korraga. Jah, siuke klassikaline. Aga kas sa saaksid ka välja tuua mõndasid näiteid, mis on kõige rõõmsam või liigutavam lugu olnud ja kõige uskumatum või kõige kurvem, kui sa siin juba hakkasid lugusid rääkima? Ja üks selle aasta kõige meeldejäävamaid selliseid hoiukodu lugusid juhtus meil ühes Tallinna hoiukodus. Lisaks sellele, et me neid pisikesi ilma emata vastu võtame võimalusel ja kui hoiukodu vähegi leiab ka tiineid ja natuke suuremaid juba kassipoegi. Ja oligi nii, et meil oli hoiukodu, kuhu läks üks natuke metsik, arglik tiine, lõpptiine kassis, kes seal paari päeva jooksul juba peale hoiukodu jõudmist poegima hakkas. Ning kui tegu on sellise arglikuma ja inimest pelgava kassiga, siis me pigem laseme tal poegida seal rahus, inimene lihtsalt eemalt jälgib, kas kõik on okei, kas kassipojad teevad häält, liiguvad seal, aga laseme eemal seal rahus toimetada. Nii see hoiukodu ilusti tublisti ka tegi, kuid mida me ei osanud arvata, oli see, et see kassiema otsustas poegida liivakasti ning ta ei suutnud korralikult neid kassipoegi siis sellest platsentast ja kõigest sellest ära puhastada ja kassipojad jäid enda nabanööridega ühte suurde puntrasse sassi, kus siis, kui ma õigesti mäletan, neid oli seal 4 tükki äkki. Ja nad olid nagu suures puntras sõlmes oma vahel. See hoiukodu tükk aega meie juhendamisel üritas neid sealt lahti saada ja siis läks ka veel natuke kogenum hoiukodu talle appi, aga ikkagi ei saanud. Lõpuks läksime öösel kiirabi loomade kliinikusse ning sealne arst ka tunnistas, et ta esmakordselt nägi, et selline asi niimoodi juhtuda võis, et sealt pesakonnast ühel kassipojal oligi, kui ta seal mõnda aega selle nabanööri pusa sees oli, siis tekkis jalakahjustus, tema jäi ühest enda jalast ilma. Õnneks ta oli hästi tubli ja vints ka selline, et kasvas ilusti suureks. Praegu otsib meile uut kodu ka, et super iseloomuga ja nii tublisti saab hakkama selle 3 jalaga ka, et üliarmas selline vesihall kassipoeg. Ja kusjuures nad üldiselt saavad, et kassipojad eriti on ju kiired kohanejad ja tublid, aga kuidas teistega läks sealt samast seltskonnast? Sealt samast seltskonnast 2 tükki veel jäid ilusti tublisti ellu ja nad kasvasid suurtaks ja minu arust nemad on juba ammu nüüd uutes kodudes meil. Tore kuulda. Et kes otsib omale rõõmsat 3-jalgset, siis kirjutage. Ja ma tahan tõesti. Ja tõesti ta ema ei saa isegi aru, et tal midagi viga oleks, et ainuke asi, et vahel, kui sa näed, et ta selle kadunud jalaga üritab sügada, siis inimene natuke aitab tal seal kaasa ennast sügada, aga muidu ei saaks nagu midagi arugi, et valesti on. Kas sa oleksid nõus jagama ka mingit kurvemat lugu? Ja üks selliseid kurvemaid lugusid, mis kindlasti meil organisatsiooni liikmetele kõigile on meelde jäänud, ongi täitsa algusajast, et kui me eelmine aasta seal suve lõpus MTÜ
asutasime, siis minu arust see oli vastu talve üpris, kui olid juba päris krõbedad ilmad, tuli meile äkki kas Ida-Virumaalt tuli üks selline abipalve, kus oli täitsa bussipeatuses tee äärde, metsa äärde, kus praktiliselt üldse inimasutust väga-väga vähe oli hüljatud üks pappkast ja seal sees olid just sündimisest märjad kassipojad, ehk siis reaalselt paaritunnised pisikesed kassipojad. Ja kiireesti jõudsid nad meile hoiukodu, nad said kõik õige hoolitsuse, sooja. Meil on inkubaatorid nii väikestele kassipoegadele mõeldud, et kus neil on hästi stabiilne ja soe keskkond ja kontrollitud õhuniiskus ja vajadusel saame hapnikku sealt veel lisaks neile juurde anda. Ja hoiukodu, kes siis nad vastu võttis, on üks meie kogenumaid. Väga-väga palju pingutas ja tõesti, ta oli super tubli, aga vaatamata sellele kõigele suurele pingutusele, siis lõpuks sellest seltskonnast jäi ellu ainult üks väike kassipoeg. Et hästi kurb on, et tegelikult on Eestis nii palju neid võimalusi, kuidas abi otsida. Et ei ole vaja niimoodi kuskile metsa äärde pappkasti neid hüljata, et kui on mingi abiga eraisikul, siis alati me üritame mingi lahenduse leida, nad vastu võtta, et jah, tahaks lihtsalt julgustada inimesi, et proovige otsida lahendust, kas või läbi sotsiaalmeedia, sest juba sealt tihti leiab mingisugustki abi. Ja see tähendab siis ilmselt seda, et inimese enda kass oli poeginud. Tõenäoliselt, jah. Ta neid poegi ei soovinud, pani kasti sisse ja viis need siis välja õue. Ja tegelikult oleks palju lihtsam, kui see kass oleks lihtsalt ära steriliseeritud olnud, et oleks sellele kassile see vaev kõik olemata jäänud. Kõik see tihti ei mõelda selle peale, et see sünnitus võib emakassile endale hästi riskirohke olla, samamoodi nagu ka inimestele, ja ei arvestada sellega, et sellest võib kujuneda väga-väga suur kiirabikliiniku väljaminek, et see ennetav steriliseerimise või kastreerimise operatsioon on nii palju soodsam ja mugavam. Ja see aitab nii palju kannatusi siis ära hoida. Ja, just. Ja tegelikult kassipojad on ju nii haprad ja väikesed ja nõrga immuunsusega, et tegelikult kui neid lihtsalt niimoodi tänavale hüljata, siis tõenäosus, et nad ellu jäävad, on tegelikult üsna väike ju. Ja, et kui nad juba alguses sellistes rasketes tingimustes on, et siis peab ikka päris palju nende nimel vahepeal vaeva nägema ja erinevate põiepõletika, kopsupõletika ja kõikide probleemide ja miljoni erineva probleemiga võitlema. Aga kui me kurbadest lugudest räägime, siis mina märkasin mõni aeg tagasi sotsiaalmeedias ühte videot, mis sa olid teinud siis, kus ma ütleks, et sa nagu näitasid seda väga ehedat ja toorest nagu emotsiooni ja seda, mis võib-olla on see paratamatus, mis loomakaitsjatega kaasas käib. Et selle kohta ütlekski, et täpselt see, et kitenhelp tundub nii nunnu, jubedalt armas, nagu oleks kassipoegade paitamine ja nunnutamine, aga tegelikult on seal ka see väga palju tumedam ja kurvem pool. Et kas sa tahad rääkida sellest natuke? Jaa, mul oli see aasta on üldse hästi raske olnud minul endal hoiukodus kassipoegadega, et on tulnud väga palju selliseid keerulisi haigusjuhtumeid, millega tavaliselt ma pole pidanud silmitsi seisma. Üks nendest oli üks pisike punane kassipoeg, kes esialgu, kui ta ühest kolooniast mulle tuli koos 6 teise kassipojaga vist, siis oli kõik hästi. Aga ta hakkas järsku lonkama. Lonkamise põhjust me kohe alguses aru ei saanudki, kuigi käisime kohe kliinikas röntgenpilte kõike tegemas, kahtlustasime kõlitsiviirust. Lõpuks aga selgus, et tal oli luu täiesti deformeerunud, reieluu siis tagumine ning ta vajas jala amputatsiooni. Ta oli vahepeal hästi keerulises seisus selle jala pärast ka, aga ikkagi sai ta ilusti üles turgutatud ja ta oli hästi tubli ja aktiivne kassipoeg juba. Ja jalaamputatsioon tavaliselt ei ole midagi väga hullu selles suhtes, et see on loomulikult anesteesias protseduur ja iga anesteesia on seotud riskidega, millega peab arvestama, aga need riskid on tavaliselt üli-madalad, kui see kass on ilusti turvaliselt veterinaari juures, kõik on jälgitav, ta saab lisahapnikku, tema südametööd kõik jälgitakse, aga selle kassipojaga kahjuks läks
mingil põhjusel nii kehvasti, et ei tea miks, aga ta süda seiskus peale seda operatsiooni, et kõik läks juba ilusti, ta hakkas ärkama, aga siis järsku tuli selline suur tagasilöök, et arst veel proovis teda, ma arvan, kuskil tund aega järjest elustada ja hingasime tema eest aga kahjuks sellest välja ei tulnud. Ja ma arvan, et mulle jäävadki kõige rohkem hinge sellised, kellega ma olen hästi kaua ja pikalt aega juba veetnud ja kelle nimel pikalt võidelnud ja ilmselt see kassipoeg oleks mulle päriseks jäänud sellepärast, et tal nii keeruline ja raske taust oli ka, et siis sellepärast tõenäoliselt läks see kõige rohkem hinge ka. Väga kahju kuulda ja, et tõesti nagu väga süke südant lõhestav oli seda videot vaadata, mul praegu külmavärinad tuleb peale, kui ma mõtlen selle peale, aga samas ma olen hästi tänulik, et sa jagasid seda poolt, et hästi vapper sinust. Ja, et meil on hoiukodudega ka, ilmselt me ise peame ka veel rohkem seda ka päriselulist poolt välja näitama ja me üritame seda teha, aga see on alati selline keeruline asi, mida teha, et kogu aeg ei ole ainult selline nunnu ja kassipoegade paitamine ja lutipudelist toitmine, et on ka neid keerulisi ja raskemaid hetki. Aga meil on hästi tore toetav grupp selles suhtes, et kui kellelgi midagi sellist juhtub, et siis meil on kõik teised vabatahtlikud alati 100% toeks olemas ja kõik teavad, mida me läbi elame, et selles suhtes ollakse alati üksteisele toeks, see on hästi tore. Ja need kõik lood on hästi liigutavad ja aitäh, et sa jagad ja jaga edasi, kui vähegi jaksad. Ja. Aga kuidas sa muidu nende viimaste juttude ja nende kurvemate sündmustega toime tuled ja kuidas sa enda vaimset tervist üldse hoiad selle kõrvalt? See on ka selline keeruline küsimus, et ma arvan, et see aasta ma korralikult põlesin läbi ka suvel. Ilmselt oli, mängis rolli palju asju, et mingid enda kunagised ammused traumad, võib-olla tööstress ja kindlasti see ka, et MTÜ-s nii aktiivne sai oldud ja nii suur hoiukodu sai oldud, et see on jah selline keeruline. Ma arvan, et siin tulebki mängu see, et peab oskama endale piiri tõmmata, et mingi hetk lihtsalt aru saama, et kuskilt maalt, kui sa ei jõua enam ise aidata, siis teised ka sinu ümber ei saa sind nii palju toetada, et sa pead ise olema tugev selleks, et need väikesed kassipojad saaksid seda parimat hoolitsust. Ja õnneks on meil jah, nagu ma enne ütlesin ka hästi selline toetav seltskond, et kui kellelgi on vaja natukene pausi, natukene tagasi astuda, natukene puhata, siis alati seda ilusti saab ja igasugust tuge saame üksteiselt ka ja kindlasti on hea, kui on ka teisi hobisid väljaspool kassipoegi, et vahepealgi tegeleda natukene millegi muuga. Jah, nagu öeldakse, et kõigepealt tuleb ise ennast aidata, et siis saad ka teisi hästi aidata. Ja, just. Aga mul on hea meel kuulda, et teil on toetav grupp ja et te saate üksteisele toetuda ja et on see õlatunne ikka olemas, et see on hästi oluline. Ja. Et minu arust, kui ma nüüd õigesti seda arvu mäletan, siis mu elukaaslane, kes meil siuke suur tabelite spets on, siis tema on läbi selle veidi üle aasta hoidnud silma peal ka sellel, kui palju meil kassipoegi on igast konkreetsest hoiukodust läbi käinud. Sinna alla kuuluvad ka siis need, kui nad on lihtsalt korraks ajutiselt SOS korras liikunud või korraks linnade vahel peatunud ja meie enda hoiukodust oli see number üle 70. Et aastaga, jah? Jah, just natuke peale kui aasta, aga et see number oli päris hirmutav, kui lõpuks niimoodi kokku seda näha. Jah. Ja kokku te olete vist päästnud üle 300 kassipoja? Jah, natuke miskit üle 300 on nüüd selle veidi rohkem kui aastaga olnud. Praegu on meil kodu otsimas minu meelest kuskil seal 80 või mitte kodu otsimas, vaid hoiukodudes seal kuskil 80 kassipoja ringis. Neist päris paljud otsivad uusi kodusid, aga osa on ka täitsa pisikesed lutibeebid, et just täna hommiku tuli meile 2,
ma arvan, kuskil 6-päevast pisikest triibulist kassipoega Rakvere kandist, et kellel veel silmad kinni on. Nii et ikka tuleb, et kassipoja hooaeg ei ole veel möödas. Kui vanasti oli nii, et ma sain talvel puhata, siis minu arust enam seda ei ole, et õnneks see natuke näitab ka inimeste teadlikkust, et üha rohkem otsitakse abi, aga noh, ka võib-olla meie seda tuntust ja kõike seda, et täitsa läbi see meil ei saa, aga praegu on küll, nüüd lõpuks vist hakkab see natukene rahulikum hingetõmbeaeg talvel tekkima sisse. Aga mis on see põhjus üldse, miks teieni kassipojad jõuavad ja miks sellised traagilised ja kurvad lood juhtuda saavad? Enamus kassipoegi, kes meile tulevad ikkagi tänavalt kuskilt kolooniatest. Ja kuna kass ju tegelikult ei ole metsloom, siis nad on ikkagi kuskilt kellegi juurest, kellegi kodust ja perest see koloonia alguse saanud. Et see on ikkagi tekitatud probleem selles suhtes. See on ajaga muutunud natukene paremaks, eriti sükeste suurte linnade läheduses, ümbruses, aga maakohtades on see probleem endiselt väga-väga suur. Et kui sa lased enda lõikamata emasel kassile õues käia, siis vabalt võib ta suve jooksul poegida 2 pesakonda. Meil on olnud kõige suuremad pesakonnad minu arust, kus on 8 kassipoega olnud. Ja need 8 kassipoega saavad juba 5-6 kuuselt suguküpseks, kus nad võivad omakorda juurde sigida, et see 50 või 100 pealine koloonia on väga-väga kiire ja kerge tekkima, et sellepärast on ainuke vastutustundlik tegu siis enda loomad ära neutraliseerida ja siis neid mitte õue lasta, kui nad on veel lõikamata. Jah, just see ongi see asja iva, et mingil hetkel ta hakkas pihta ikkagi kellegi kodusest kassist, et kogu see suur koloonia, kus on 50 või isegi kuni 100 kassi, et mingil hetkel ta aga hästi palju on neid kasse, kes nagu justkui ei ole kellegi omad, et keegi nagu ei vastuta, on ju. Aga siin ongi see teavitustöö ja see ennetustöö nagu hästi olulisel kohal. Ja õnneks seda järjest rohkem tehakse ka ja ma tõesti usun, et see üks hetk saab veel paremaks. Aga pikk tee on veel kindlasti sinna minna. Ja kui nagu üldiselt koduta kassidest rääkida, siis meie ka näeme, et oma 8 piirkonnas, kus me tegutseme, et teatud kohtades on areng juba päris suur olnud, et kui võrrelda sellega, mis toimus näiteks 10 aastat tagasi, siis asjad nagu liiguvad paremuse suunas, et see on nagu see positiivne asi ja eks kõik loomakaitseorganisatsioonid ju pingutavad ja teevad seda teavitustööd ka samuti. Ja just, et ma ise olen Viljandist pärit ja ma mäletan, kui ma algklassides käisin, kuidas kortermajade ümber olid kassikolooniad ja neid kassipoegi ikka oli seal näha ja täna enam sellist pilti ei ole näha, et pigem ongi see kuskil maakohtades mõne maja ümber, kus sa veel niimoodi selliseid kolooniaid kohtad, et seda on hea näha, et see ikkagi vaikselt läheb paremaks. Näeme juba vaikselt töövilju. Ja. Aga kas teil on MTÜ-ga seotud ka näiteks mingisuguseid põnevaid projekte või mingid kampaaniaid käsil näiteks? Kuna kohe on tulemas jõulud, siis seoses jõuludega on meil ka selline kiire aeg, kus on palju ägedaid põnevaid projekte tulemas. Üks nendest on meil soovide puu projekt, kus meil on päris mitmetes erinevates loomapoodides üle Eesti kuusakesed püsti ja siin on siis kassipoegade südamesoovid peale kirjutatud, et kõik, kes parasjagu enda loomale shoppavad, saavad sealt ka väikse heateo teha, et valida ühe kassipoja, kelle südamesoovi nad täidavad. See läheb detsembri algusest meil lähevad need kuusakesed loomapoodides püsti. Aga detsembri alguses on meil Tartus tulemas ka annetustalgute raames üritus, et kus saab siis koha peale tulla. Ilmselt saab väikese kassipoja teraapia seal endale teha, aga saab ka meid toetada erinevaid toredaid siukseid käsitöö jõulukinke võib-olla pereliikmetele soetada ja kes tahab siis annetusi tuua ükskõik, kas siis finantsilisi või siis mingi kassipoja toitu, mänguasju, tarvikuid. Väga armas. Aga millest teil praegu kõige rohkem puudust on? Ma ütlen ausalt, et hetkel on meil kõige suurem puudus ilmselt rahalistest vahenditest.
Eks see on meil natukene veel keeruline, et me oleme ikkagi üpris uus organisatsioon ja see raha kogumine on selline raske teema, et me teeme seda siis peamiselt 2 suunitluses, üks on annetuspostitused, kus siis kirjutame nendest lugudest ja sellest, et kuhu see raha meile suunatud on ja teine on siis suvised erinevad kodukohviku üritused, kus me käime siis ise enda aega ja tööd panustamas, et siis raha nende kassipoegade heaks koguda ja niisuguste koduküpsitiste ja pitsadega siis teenime nende heaks raha. Nüüd aga on see kodukohvikute hooaeg on otsa lõppemas, et siis tänu sellele kohe on tunda seda rahalises mõttes seda kaotust või vaiksemaks jäämist, et aga loomulikult alati meil on puudust ka aktiivsetest vabatahtlikest, rohkem hoiukodudest, et kasse on nii palju, et neid hoiukodusid on alati puudus, et neid ka ootame alati juurde. Aga jah, ikkagi ei tasu nagu liiga tagasihoidlik olla, et need rahalised kulud on suured ja noh, veterinaararved on ju meeletud tegelikult, nii et... Ja, et me oleme välja arvutanud, prognoosinud, et ühe pisikese lutibeebi üleskasvatamisele läheb seal kuskil 300 euro ringis ja see on siis sellisel juhul, kui tal ei teki suuri terviseprobleeme, et puhtalt siis toidu ja selliste esmaste veterinaarsete protseduuride maksumus, et kuskil seal 250-300 euro vahele see ühel kassipojal jääb, et päris suur summa siukse väikese hingekese peale. Aga sa mainisid ka postituste tegemist, et ma huvi pärast küsiks, et kuidas teie nagu MTÜ-s tunnete, et kui olulisel kohal on sotsiaalmeedia, kas see mängib suurt rolli siis teie nii-öelda kassipoegade aitamises siis? Ja kindlasti mängib, et läbi selle, kui neid jutte ja lugusi jagada, saabki seda kõike reaalsust siis inimesteni ka lähemale tuua, et seda, mis päriselt siis telgitagustes meil toimub, see on hästi oluline ja tegelikult ka minu meelest kodu otsimise puhul on väga näha seda turunduse ja sotsiaalmeedia rolli, et kui see tekst on hästi kirjutatud selle kassipoja kohta ja kui need pildid on ilusad ja kvaliteetsed, siis see kassipoeg leiab palju kergemini kodu kui lihtsalt udused sellised kiiresti tehtud klõpsud. Ja teil on tõesti kaunid fotod. Aitäh! Me väga pingutame ka selle nimel, et oleme. Aga miks üldse inimesed peaksid pakkuma kodu nii-öelda teise ringi loomale? See kuidagi tundub nii iseenesest mõistetav küsimus, et sellele on nagu raske vastata lausa, et aga mida see võib-olla annab inimesele, kui ta pakub kodu siis hüljatud loomale? Ma arvan, see on kõige suurem heategu, mis sa selle looma heaks teha saad, et pakkuda talle seda kodusoojust ja teada, et sina oledki päriselt tema elupäästjast, et kui sa selle ühe looma sealt kuskilt varjupaigast, MTÜ-st, kes on tänavalt päästetud ära võtad, siis selle arvelt saab uus järgmine kassipoeg ka päästetud, sest et vabaneb üks koht selles hoiukodus. Et tegelikult sa natuke nagu päästaksid 2 hinge siis lausa. Jaa, hästi öeldud. Ja ma veel lisaksin ka juurde seda, et hüljatud loomad, nad on nii tänulikud, kui nad lõpuks ometi saavad selle sooja ja hea kodu ja nad ei unusta seda. Just kindlasti. Et meil on olnud täiesti üksid arglikuid, metsikuid kassi, kes on nii toredaks ja nii sõbralikuks saanud, et seda muutust on ka väga lahe alati näha. Jah, just. Ja see ongi tegelikult süke ekstra suur, võib-olla kui sa oled nii palju vaeva näinud, et siis kui sa lõpuks saad sellele kassile pai teha, mis võib-olla muidu tundub nii iseenesest mõistetav, et siis see on tegelikult ikkagi väga suur asi, mida inimene ise ka, ma arvan, hindab väga palju. Ja, just. Aga kui keegi kuulaja mõtleb, tahaks mõnele kassipojale kodu pakkuda näiteks või tahaks muud moodi aidata, panustada teie MTÜ-sse, siis kust kohast nad teie kohta rohkem infot leiavad? Kitten Help MTÜ Facebooki lehelt, ma arvan, leiab kõige ajakohasemat ja kõige rohkem infot, aga me oleme ka teistel sotsiaalmeediaplatvormidel olemas Instagramis, TikTokis, isegi Threadsis oleme olemas. Aga võib vabalt ka vanakooli moodi meili saata,
et aga enamus jah, kodu otsivad kassipojad on meil, jooksevad hetkel Facebooki feed'is. Me tegeleme kodulehega ka, see on ka kohe-kohe tulemas, aga kuna tööd on palju ja noorem töö alles, et siis natukene on see toppama vahepeal meil jäänud, aga tuleb kohe varsti ka koduleht ja siis saab veel mugavamalt sinna kõik kodu otsivad kassipojad ja kassid ka ülesse. Ma isegi vahepeal olen mingi aeg märkasin, et te tegite päris aktiivselt ka TikToki laive, mida oli hästi huvitav vaadata, et põnev jälgida tegelikult, et kuidas täpselt see kassipoegadest hoolitsemine käib ja mida siis see hoiukodu nagu seal toimetab. Ja, need olid hästi populaarsed ka, et ja hästi tore on jagada nagu sellist vahetut nagu emotsiooni ja seda, kuidas päriselt siis see rutiin nendega seal käib, et meil on jah siuke päris mitu hoiukodu, kes on vahepeal valmis neid aktiivselt tegema, et jah, neid on endalgi alati hästi tore vaadata, et kui keegi meist hoiukodudes seda teeb, siis on alati meie enda toetajad on ka alati, kes seal kõik kogu aeg küsivad ja kommenteerivad, et see on tõesti tore. Ja loodan, et saate veel teha, ma igatahes põnevusega ootan. Ja, loodame. Aitäh, et sa oled nii palju kasse aidanud ja et teie MTÜ nii palju kasse aitab. Ja aitäh, et sa leidsid aega, et tulla siia ja rääkida meile natuke telgitaguseid. Ja, väga tore oli tutvustada meie väikest Kitten Helpi. Ja suur aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani. Tšau! Tšau!